Iseenesest tegelikult ei ole ühte hetke, millal on võimalik seda karjääri vahetades seda, et võimalusi on elus alati. Ükskõik, kus eluetapis sa oled. Läksid ülikooli just ja tunned, et see ei pane silmi särama või lähed tööle ja see ei pane silmi särama või saad lapse ja tahad midagi muud teha. Pere ei ole takistus. Sinu praegune ametikoht, need õpingud, mitte miski ei ole takistuseks, et teha seda, mis paneb uuesti silma särama. Mu vanaisa läks uuesti ülikooli või esimest korda ülikooli, kui ta oli ligi 30-aastane. Ta lõpetas ülikooli naise ja lapse kõrvalt. Mina läksin ülikooli lapse kõrvalt, nüüd mul on neid 3. Ei ole seda hetke, seda kindlat punkti elus, mis ütleb, et sa ei või ennast enam muuta, et kui sa lõpetad gümnaasiumi ära, et no nii, nüüd on kõik, nüüd ma pean selle ülikooli valima, ma pean selle eriala valima. Ei, elu on nii pikk, et kõike jõuab veel selle jooksul teha, jõuab minna uuesti ülikooli, vahetada eriala, minna tagasi ülikooli, minna uuesti oma esimese eriala juurde. Neid valikuid on maailmas nii palju, et tegelikult vanus, haridus, ma ei tea, elukoht, pere, ükski asi ei ole takistus, kui sa lihtsalt tunned, et sa tahaks midagi teha, mis paneb silma särama. Kuidagi ei tulnud kunagi mu mõttesse, et ma võiksin minna ehitusse, sest minu jaoks ehitus, see oli midagi, mida mehed tulevad platsile, ehitavad midagi kokku. Ma arvan, et ma kujutasin, mul oli mingisugune ilmselt vale ettekujutus peas, et ma tahan olla selline, istun laua taga ja seelikuga või selline glamuurne valdkond ja diplomaatia ja kõik need sarjad, et see kuidagi paelus mind. Poliitika väga lahe, sellest me räägime, see mulle meeldib vaielda, mulle meeldib lahendusi otsida, et ma proovin seda. Ma tegelikult läksin ülikooli lihtsalt selleks, et ma ei teadnud kindlalt, et see paneb mul silma särama, ma teadsin, et see mulle meeldib, ma olen väga-väga rahul, aga lõpuni ministeeriumis töötamine, see ei pannud mul silma särama. Ja kui ma enda sisse vaatasin, endale aus olin, et siis ma sain aru, et ma pean tegelikult midagi muud ja praktiliselt tegema. Ma arvan, et kui ma oleksin võib-olla ka keskkoolis sügavamalt enda sisse vaadanud või proovinud erinevaid elualasid ja käinud ja vaatanud, mida ka tehnoloogia või inseneeria endast kujutavad, siis võib-olla ma oleksin teinud juba siis teise valiku. Ma ei kahetse ühtegi valikut, mis ma olen elus teinud, aga võib-olla ma oleksin selle juurde varem jõudnud. Ma arvan, et mul võib-olla jäi too hetk puudu teadmistest, julgusest proovida, mõelda, et mul on elus tegelikult ka see variant, et ma lähen õppima midagi tehnilist. Aga mul kulus lihtsalt natukene kauem aega selleks, et sinna jõuda ja hakata endasse uskuma ja julgelt tegutseda. Mulle ehitusinseneeria esiteks siis sellepärast, et mu vanaisa oli ehitusinsener, töötas, kui ta oli 80-aastane veel ja ma teadsin, on eluaeg teadnud, et ma ei taha mõelda, et ma töötan mingisuguseni vanuseni, et ma tahan töötada, ma tahan elada oma elu niimoodi, et ma teeksin seda, mis mulle meeldib ka siis, kui ma olen väga vana. Mulle meeldib just ehitusinseneeria, et ma saan näha siis seda konkreetset algust, ma näen konkreetset lõppu, ma saan teha midagi, mis on kasutatav, see on suurem kui väikene Lego, see ei ole lihtsalt programmikulu, see on käega katsutav ja ma saan teha asju ilusamaks. Mulle meeldib kõndida tänavatel ja näha hästi töötavaid lahendusi. Mulle ei meeldi räämas kasutuseta kohad, mis mõneti võib ka neid funktsionaalseks muuta, aga just see, et ma saan need funktsionaalseks muuta, see kasutegur või see kasutatavus, see ilus lahendus, see on see, mille poolest ehitusinseneeria mind paelub. Ma unistusin, ma natukene tahaksin võib-olla seda, et miljööväärtuslikud piirkonnad ja muinsuskaitselised ja vanad majad teha korda. Tahaks Eestit ilusaks teha. Minu igapäeva töökeskkond on soojak ja ehitusplats. Mul on turvajalanõud, suured rohmakad, aga kui midagi peale kukub, ma ei saa haiget. Mul on kiiver, mul on helkur vest. Ma olen ikka selline klassikaline ehitaja. Ma astun mõnikord autost välja, kui on mudased ilmad ja ma astun porilompi. Mu riided on tolmused. Ma pean mõnikord platsil ka olema värskelt pahtli tolmu sees ja nii edasi. Ja see on äge. Meil on ka koosolekud, üllatus. Meil on tellijad, meil on sellised vastuvõtud, meil on pidulikud üritused
ja minus on säilinud piisavalt naiselikkust, et ma ikka lähen selle mõnikord ka kleidiga tööle, et kui ma tean, et ma ei pea kusagil kaevukusse ronima, siis ma lähen kleidiga tööle. Ka ehitusplats ei tähenda seda, et ma pean olema ainult tunkedes seal. Ma tegelikult olen päris palju arvutega. Mina ei pea ehitama, ma pean vaatama, et ehitatakse õigesti ja ma pean jälgima et see, mis tuleb, see tuleb selline nagu tellija ja teised inimesed ootavad. Ja mõnikord on ju tore ka võib-olla ilusamates riietes kusagil ronida, riided saab alati puhtaks pesta. Ma arvan, et Eestile ja kogu maailmal on kasulikum see, kui kõik inimesed teevad seda, mis neil silma särama panevad. Ja ma ei tahaks, et inimesed, tüdrukud ei läheks inseneeriasse või välistaksid selle valdkonna sellepärast, et nad on tüdrukud. Ma arvan, et kõik ei peagi, aga ma arvan, et kui see on ala, mis huvitab, siis sa pead proovima, mitte sellepärast, et sa oled tüdruk, mitte sellepärast, et võib-olla naisi on rohkem vaja, mitte sellepärast, et mingit klaaslage lõhkuda, vaid sellepärast, et teha, mis sulle endale huvitab ja see teeb maailma nii palju paremaks. Võiks olla muidugi minu jaoks isiklikult, egoistlikult lähenedes, võiks olla naisi rohkem, sest see annaks minule endale seda tuge, et ma ei ole üksinda, et mind ei vaadata imelikult, et see on see üks nendest umbes käputäis naisobjekti juhist umbes, et need on need imelikud. Kui kõik oleksid, kui see oleks võrdne või kas või mingisugune 40, 60, 30, 70, kui oleks rohkem naisi, see muutukski loomulikumaks. See vähendaks minul endast vajadust tõestada ja paraku naised peavad ennast tõestama ehitusplatsil rohkem kui mehed. Et see annaks nagu sellise kindlustunde tagala ja lihtsalt inimesele, ükskõik poiss või tüdruk, miks ta peaks minema, on see, et kui see paneb silmad särama, siis jumala pärast see ei tähenda midagi, et sa käid seelikuga, mis vahet seal on. Käi pükstega, ära käi pükstega, ole blondide, brünettide juustega, mis vahet on, tee lihtsalt seda, mis sul silmad särama panevad ja ma arvan, kõik on õnnelikumad. NASAs töötavad naised, kes on jäänud täiesti alusetult tahaplaanile, mõeldakse, et kes oli esimene inimene, mees, kõva sõna on ju, et mingid presidendid, mehed on ju, suurte tehnoloogiaettevõtete juhid, mehed, Bolt, Skype ja nii edasi. Aga ma ei tea, Marie Curie on ju samamoodi tegelikult ju reaalelus või reaalsete ainetega töötav nagu naine, et need saavutused on jäänud tahaplaanile. Ja ausalt öeldes ma arvan, et kui mõelda mingisuguseid ehitisi, siis ma jään kohe vastuse võlgu, et aga mis on see, mis on siis nagu naise ehitatud. Võib-olla see ongi probleem. Võib-olla see ongi probleem, et meil on nii palju selliseid, ma ei tea, räägitakse nagu meesettevõtete juhtidest, on ju, aga tegelikult selle töö seal taga teevad ikka väga paljud naised ära, et kõige ägedamad, kõige hirmsamad kuulujutud, millest ma olen kuulnud ka järelevalvajate poolest on ühest naisest, et kes on üks eriosade järelevalve ja siis on see, et kas sa oled tema kokku puutunud? Oi, ta käsib ikka nii teha ja täpselt see isolatsioon oleks õiges kohas, on ju, et seda naist nagu kardetakse. Mehed on siis tavapärane igapäeva nähtus, aga et kui oled naine ja teed midagi ära, siis sa teed hoopis põhjalikumalt ja see jääb silma.